mis ma siis räägin? Räägin sellest, et mis te kirjutasite siin, et tahate selgust ja tahate ägedaid nippe, uusi ideid. Ma ei tea, mina lähenesin tänasele teemale, siin oleks võinud läheneda ükskõik kuidapidi sellele teemale, aga mina lähendasin niimoodi, et ma lasin teha AI-l sükse väikse mini-uuringu, et mis on need kõige populaarsemad teenuse ampsud, mida tegelikult WordPressi oskustega üldse maailmas globaalselt nagu kõige rohkem hinnatakse. Et ma ütleks lihtsalt kokkuvõttes seda, et tõesti nagu ma ei osanud arvata, milliseid uksi minu jaoks kõik see lihtne oskus, see ei ole lihtne oskus, aga see sama üks oskus, ütleme siis, WordPressi oskus on ju, milliseid uksi ta tegelikult kõiki minu jaoks on elus avanud ja igal ühel meil on oma tee, omad varasemad kogemused, omad ressursid ja mis iganes oskused tutvuste näol, võib-olla sa oskad hiina keelt, võib-olla sa oskad, ma ei tea, oled muusika valdkonnas tegutsenud, siis sa saad selle WordPressi oskusega ehitada peale midagi, mis aitab sulle tekitada lisasissetulekut. Et kui ma ütleks nagu kokkuvõttes, mis on see tänane teema, millega ma tahaksin sind täna inspireerida, on see, et on võimalik luua endale asukohavaba töö, et sa saaksid töötada ükskõik kust maailma otsast, ükskõik kellele ka oma teenuseid pakkuda, sest WordPress on üks kõige populaarsemaid platvorme, kus ehitatakse tänapäeval siis kodulehti, e-poode ja mitte ainult, ka erinevaid selliseid veebilahendusi. Et me näeme ju järjest rohkem, et see internet ei kao mitte kuskile, vaid muutub aina rohkem meie elu osaks ja erinevatel turgudel erinevalt, aga enamasti me oleme juba väga nagu eeldame, et kõik ärid võiksid olla internetis ühel või teisel moel ja mitte ainult lihtsalt visiitkaardina, et siin on kontaktandmed, et võtta ühendust, vaid aina rohkem ka selliseid automatiseeritud lahendusi, et sa lähed lehele, saad kõik oma toimingud ära teha ja nii edasi. Hästi põnev on see, mida AI praegu on tegemas ja kuidas tema on kogu seda internetimaailma nii-öelda nagu muutmas, aga kodulehed, ma usun, ei kao mitte kuskile, veebilehed, nende vorm ja see, kuidas sa neid kasutad, tõenäoliselt muutub, aga iseenesest mitte kuskile need ei kao. Ja võib-olla sellised igivanad nagu dilemmad, mida arutatakse ikka, et kas mul üldse on vaja kodulehte, et äkki piisab ainult sotsiaalmeediast, siis tegelikult ei piisa, sellepärast, et kui sa ikkagi teed maratoni, ehk siis sul on pikemaajalisem ettevõte, on vaja mingit kohta, kus inimesed saavad sinu kohta, sinu ettevõtte ja toodete ja teenuste kohta rohkem infot ühest kohast, sest sotsiaalmeedia on nii killustunud, et võib-olla sa kogemata praegu hüppas sulle see live siin ette korraks, sattusid praegu hetkel täiesti lambist siia laivi vaatama. Ja siis sama kiiresti paned selle kinni, lähed juba oma muude tegevuste juurde ära, et ei vaata seda laivi lõpuni. Ja mina sotsiaalmeedias praegu ei saagi eeldada seda, et kõik minu postitused, kõik minu laivid jõuavad inimestele sellises järjekorras, nagu ma tahaksin. Ei jõua, nad jõuavad väga kaootiliselt ja väga erineval viisil. Aga siis WordPress, siis koduleht on ju. WordPress ei võrdu koduleht tegelikult, kodulehte sa võid ehitada ka muudele platvormidele, aga koduleht on ikkagi see koht, kus sa saad kõik kokku koondada oma tegemised. Ja aina rohkem siis ka lisada selliseid automatiseeritud tegevusi, et inimesed tõesti saaksid mugavalt oma toiminguid teha. Nii et koduleht ei ole ainult visiitkaart, see on koht, kus see on asi, mis võib sinu ettevõttes töötada sinu heaks nii kliendi teenindajana, ehk siis teha väga suure osa tööst ära klientide teenindamisel, sellel ajal, kui sina võib-olla tegeled mingite muude asjadega. Ja väga tähtis roll on muidugi kodulehel ka see müügi osas, et ta teeb selle müügi ja tehingud ka ära. Aga vaatame siis koos, et mis on need peamised sellised nagu kõige populaarsemad teenuseampsud, mida nagu inimesed siis või ettevõtjad siis vajavad. Ja miks ma räägin just sellistest teenuseampsudest, et kui sa hakkad siis tegema kodulehe teenuseid pakkuma, siis minu soovitus, meil on olnud ka veebikoolis nüüd juba 4. grupp hakkab alustama vaikselt uuesti WordPressi õpiprogramm, kus me siis aitamegi inimestel selle oskusega
hakata teenima lisaraha, kas siis oma palgatöö kõrvalt, võib-olla täiskohaga, mis iganes, et see ongi loodud nende jaoks, kes tahavad niisugust paindlikku tööd ja otsivadki sellist võimalust, et saaks töötada ükskõik kust maailma otsast või pakkuda teenuseid globaalselt ka. Ja põhiline suund, mida me kohe alustame seal õpiprogrammis, on see, et me ütleme, et ära võta aega, et nüüd ma pean õppima siin terve kodulehe tegemise selgeks, sest see tõesti võtab väga palju aega, et saada nagu WordPressi maailmas nagu ütleme suurem pilt kätte, et sa oskaks nagu nullist lõpuni välja teha selliseid mahukaid kodulehti või e-poode. Et seda ei õpi selgeks siin 1 nädalaga. Aga sa võid alustada sellega, et sa õpid selgeks 2-3 asja, mille vastu turul on nõudlust ja hakata neid siis põhimõtteliselt kas või ülejärgmisel nädalal pakkuma, miks mitte. Et sa ei pea ütlema, et sa oled WordPressi ekspert, sa võid öelda, et sa oled mingi teenuse ampsu ekspert. Aga vaatame koos siis, mis on need teenused, mille järgi praegu turul eelmisel aastal, sellel aastal kõige rohkem nõudlust on. Et ma lasin küll selle uuringu kokku panna siis ChatGPT-l, aga ma ise ka nagu olen täitsa nõus selle infoga, mida ta siin jagab, vähemalt Eesti kogemuse järgi. Ja kus see info tuli, oli siis peamiselt sellised platvormid nagu Upwork, Fiverr ja TopTal, mis ongi sellised freelancerite portaalid, kus siis freelancerid, vabakutselised, kes iganes inimesed pakuvadki oma oskuste põhjal siis ettevõtjatele kas siis lühikesi nii-öelda teenuseampse või siis ka mingid pikaajalisemad võimalused. Et siis selle järgi kõige populaarsemad ongi hooldusturvalisus, mis kõlab ju väga loogiliselt ka, erinevad WooCommerce'i funktsionaalsused ehk siis e-poega seotud toimingud, ka lehtede migreerimine, näiteks domeenidelt eraldi või domeenidelt ühelt domeenilt teisele kolimine või ka näiteks majutusteenuse pakkujate vahetamine, SEO, siis lehtede kujundamine ja erinevad kiired sellised veebierrorid, mis võivad toimuda. Aga vaatame neid kõiki natukene lähemalt ka. Et kõigepealt hooldus ja turvalisus. Mis teenust tegelikult hooldus ja turvalisuse teenust pakub, on minu meelest kokkuvõttes hingerahu teenus. Et kui sul on juba toimiv ettevõte, sa oled ettevõtja ja võib-olla sul on e-pood, kus ongi igapäevaselt inimesed peavad saama need ostud tehtud ja kõik süsteemid peavad korralikult töötama, tellimused peavad sisse tulema, siis sul on vaja ettevõtjana seda hingerahu, et sa tead, et kõik toimib. Ja loomulikult sul ei ole aega enam, kui sul juba äri käib, kõiki pisiasju nüansse teha, nii et kokkuvõttes selline hingerahu teenus nagu hooldus ja turvalisus on väga populaarne ja sellel on väga loogiline selgitus ka. Aga kuidas seda teenuse pakkujana pakkuda? Et ma just hiljuti kuulsin ühte lugu, kuidas üks inimene siis on endale loonud sellise sissetuleku, et ta ongi keskendunud siis teenus või selle hooldusturvalisuse teenuse pakkumisele ja tal on siis arvatavasti 10 kliente, ühesõnaga sissetulek on 2000–3000 euro ringis kuus, aga ta panustab sellele aega mõned tunnid ainult nädalas, võib-olla mingi paar tundi nädalas, sõltub, et kui mõne lehega on natuke rohkem tegemist. Et see on võimalik just siis, kui sa spetsialiseerud või õpidki ära midagi, mingi ühe konkreetse oskuse, sest et sa muutud selles samas oskuses järjest rohkem vilunuks ja sa teed seda asja palju kiiremini, Et kui sa õpiksid ära sellises laia suure oskuse, siis see võtaks sul nagu väga palju aega õppimiseks, õppimiskurv oleks väga suur, pluss ka selle teenuse osutamine on väga keeruline, sest et see eeldab pidevat kommunikatsiooni klientidega. Aga kui sa keskendud mingile konkreetsele väikesele teenuse nišile, siis sa saad selles järjest osavamaks, kiiremaks ja seal on ka vähem kommunikatsiooni. Ehk siis inimesed teavad, mida sa teed, kokkulepitud hinnakeerja järgi. Eestis küsitakse selliste hoolduspakettidest keskmiselt 35, 40, 50, 60 eurot kuus, sõltuvalt kui mahukas see leht on ja mis seal hooldustööde sees siis sisaldub. Et sa võid teha ka näiteks sellised miinimum või ütleme paketid, et ongi näiteks üks hoolduspakett on siis näiteks ainult pluginate uuendamine. Need, kes on juba WordPressi maailmaga nüüd kokku puutunud, teavad, mida see tähendab, et sa lähed regulaarselt uuendad pluginaid ja niimoodi välistad erinevad turvariskid sellel veebilehel, aga seal võib olla ka mingi muu tegevus, näiteks ütleme, et ma ei tea, sisu võib olla mingi uuendamine, update või mingid muud asjad ka, et saad luua erinevad paketid ja pakkuda seda
hooldusteenust ettevõtjale. Et võib-olla paralleel siin meile kõigile tuttavam on natukene siis raamatupidamisteenus. Et mõnes mõttes ju raamatupidamise teenus on ka ju nagu hingerahu teenus ettevõtjale. Et kui sa tead, et su dokumendid on korras, on ju, et ma ei tea, Maksuamet saadab sulle mingi kirja, tahab kontrollida, et siis kõik on hästi, et sa saad öösel rahulikult magada. Noh, samamoodi siis ka kodulehega. Sa saad öösel rahulikult magada, sa tead, et tõenäoliselt see koduleht toimib ja selle eest vastutab siis keegi inimene. Ja kui nüüd rääkida sellest, et kuidas sa saad hakata võimalikult kiiresti WordPressis raha teenima, siis minu soovitus oleks see, et sa tõesti vaatad üle oma olemasolevad ressursid, et ei tasu hakata nullist täiesti ehitama midagi. Olemasolevate ressursside all ma mõtlengi sinu varasemad oskused, kogemused, kontaktid, keeleoskused näiteks. Võib-olla sul ei tasu Eesti turul üldse hakata pakkuma, võib-olla oskad mingit keelt, lähed hoopis sinna turule oma teenust pakkuma, sest WordPress on igas riigis nagu väga populaarne platvorm. Väga paljudel ettevõtjatel on kodulehed tehtud WordPressi peale. Et siin siis võiks ka mõelda, et kellele selline hooldusteenuste pakkumine sobiks, olekski võib-olla siis süsteemsed inimesed, näiteks võib-olla raamatupidaja, sekretär, kes on harjunud jälgima erinevaid tähtpäevi, varukoopiaid ja nii edasi. Nii, väga hea, ma vaatan teie kommentaare siin ka, et vahepeal kirjutage, rääkige kaasa, et kas teil on kogemust mingite teenuste pakkumisega juba või mingeid küsimusi. Et nii, siis järgmine, mida tahaks korraks läbi rääkida, on WooCommerce ehk siis e-poe teenused. Kui palju on seal võimalusi ja mida Eestis ei rakendata. Ma tooks kõige nagu võib-olla lihtsama näite, kus ettevõtjatel tõenäoliselt väga paljudel võiks väljendada niimoodi, et raha vedeleb maas, sest et ühte lihtsat asja ei ole e-poodi rakendatud. Arva ära, mis see on? Äkki sa tead? Mis sa arvad ise? Mis on e-poodides see, mida kindlasti võiks rakendada, mis WordPressi maailmas on väga lihtne teostada? Võib-olla võtab aega ainult mingi, ma arvan, et kui sa juba oskad seda teha ja sa juba tead neid tööriistu, siis kokkuvõttes alla tunni. Arva ära, mis see on? Ma tean, et meil siin minu see live on natuke see väikse viivitusega, aga siis ma ei jõua teie neid vastuseid tõenäoliselt siin kommentaariumis ära oodata, aga see on hüljatud ostukorv. Et väga paljudel e-poodidel seda ei ole rakendatud, just väikestel e-poodidel, aga mis ometigi võib nagu mitmekordistada või tuua sulle mitu korda rohkem müüki tagasi. Sest see põhjus, miks inimesed jätavad ostukorvis ju ostu tegemata, ei ole see, et nad ei taha seda toodet. Me teame ise, kuidas meil elu sõidab sisse, lapsed küsivad midagi, ma ei tea, internetkaup korraks ära, mis iganes juhtub, on ju, ja meil jääb see ost pooleli. Ja hüljatud ostukorvi rakendamine on üks asi, mida võiks tegelikult iga e-pood kasutada. Ja miks mitte, kui sina õpid ära ja keskendudki sellele teenusampsule, et sa pakud siis hüljatud ostukorvi seadistamise teenust e-poodidele. Seal saab minna ka väga sügavuti ägedaks, selles mõttes, et sa võid teha mingi meiliseeria, mis on niisugune mitte lihtsalt, et kuule, sa unustasid midagi ostukorvi, vaid nagu palju ägedama personaalsematel lahendustega, lähenemistega, vastavalt sellele brändi keelele, mis iganes, et seal on tegelikult neid võimalusi, kuidas sa seda teha saad, on väga palju. Ja ma olen kindel, et ettevõtjatel poleks selle vastu midagi, kui sa pakud seda teenusampsu ja nemad siis teenivad ju mitu korda rohkem on ju seda käivet. Siis teine asi, mis e-poodides on tihti rakendamata, aga samamoodi jällegi niisugune väga hea teenusamps võiks olla, inglise keeles kutsutakse seda order bump, ehk siis selline lisapakkumine. Et kui inimene on juba mingi toote ostukorvi lisanud, siis ta läheb kassalehele ja seal kassalehel ta näeb siis eraldi sellist nagu lisapakkumist, on ju. Et kui me füüsiliselt poodides käime, siis osavad klienditeenindajad teevad seda, et sa lähed võib-olla mingid kingasid ostma, siis pakutakse sulle, näed, meil on siin 30% soodsam samasugune käekott ka, äkki soovid või mis iganes läheb selle tootega hästi kokku või sukapüksid või mis iganes muu lisamüük seal peale tehakse. Aga samamoodi tegelikult ka e-poodides
lisamüügid, lisapakkumised, see on tihti koht, kus on võimalik ka väga palju juurde tekitada seda käivet ja väga lihtsal moel on WordPressi maailmas seda võimalik pakkuda. Nii et tegelikult on siin neid e-poes erinevaid lahendusi, mida sina saaksid aidata e-kauplejatel seadistada, väga palju erinevaid lahedaid kogemusid. Võib-olla kellelgi tuleb ka mingi näide oma mingisugusest e-poe kogemusest, et kirjuta siia kommentaari, mida sa oled märganud, mida võiks veel e-poodidesse rakendada, et inimesed ostaksid rohkem. Siis lehtede kujundamine, et tihti ollakse hädas sellega, et järjest rohkem on ju, et nüüd meil see AI teeb ka neid veebilehti ja siis tulevadki sellised ühesugused templiidid, aga selleks, et ikkagi silma paista, siis sa pead teinekord eristuma ja kuidas siis kujundada neid erinevaid kodulehti nii, et nad eristuksid, aga lisaks ka oleks erinevates seadmetes normaalselt esindatud. Et kui sa avad selle kodulehe mobiilis, kui sa avad võib-olla tahvlis, kuskil mujal seadmes, et kuidas see sama sisuleht siis kuvab seal ja ka spetsialiseeruda sellistele sisulehtede nagu kujundamisele on väga äge võimalus ja see sobib tõenäoliselt, kui sulle meeldibki kujundamistöö, võib-olla sul on varasemalt oledki töötanud, ma ei tea, käsitöölisena või sul on hea silm, inimesed sinul ümberringi ütlevad, et appi sul on nii hea maitsekas silm näiteks on ju. Et siis tõenäoliselt, kui sa õpidki ära selle tehnilise oskuse, kas siis Elementoriga või mingi muu veebiehitajaga lehtede kujundamise, siis tuleb see sul hästi välja ja tõesti siin ei ole vaja mingit kooditeadmist, et kui sa kasutad Canvat, siis põhimõtteliselt sarnane on ka nagu Elementor. Siis üks populaarne teenus võiks ollagi veebisaidi migreerimine, ehk siis inimestel on võib-olla veebilehed kuskil mujal majutatud või ka mingite teiste domeenide peal ja tihtipeale see teenus tundub ka selline nii tehniline ja natuke riskantne ka, kui sa ei ole ise veebilehte niimoodi kolinud ühest kohast teisele või majutuspakette vahetanud, siis seal on päris palju neid tehnilisi termineid, mis võivad siis ettevõtjat ehmatada või ongi jälle koht, kus sina saad appi tulla. Et iseenesest seal ei ole midagi väga keerulist, aga kõik on tehtav, sest WordPress ongi selline platvorm, kus sa saad kolida siis ühest domeenilt vabalt selle sama sisu teisele. Aga ka võib-olla andmete varundamine ja kõik see muu osa, mis sinna juurde käib, et kindlasti hea teenus, millele võiks keskenduda. Siis muidugi väga nagu mahukas teenus võrreldes nende eelnevatega, mida ma siin maininud olen, et kui need eelnevad võib-olla on sellised jupikesed, mida sa teed ära, seadistad kodulehel ja ongi tehtud, välja arvatud hooldusteenus on selline pidev teenus, mida sa peaksid pakkuma. Aga siis väga selline mahukas teenus, mille jaoks ongi omaette spetsialistid, kes ongi täiesti spetsialiseerunud sellele teemale, on siis SEO teenused, ehk siis Google'i otsingu või üldse otsingumootorites lehe välja toomine ja nüüd on ju populaarne või aina rohkem on ju küsimus ka selles, et kuidas sa AI otsingus välja tuleksid, et ma ei tea, kas sa oled katsetanud, minul on päris palju olnud niimoodi, et kui ma AI käest midagi, siis chati käest midagi küsin, mingeid mis iganes valdkonna küsimusi, siis ta ütleb, et tahad ma teen sulle poe nimekirja või tahad ma teen sulle soovituse, et kus sa kohe neid asju osta saaksid. Ja kuidas satuvad siis, ma ei tea, need ettevõtted, keda ta sinna isegi lingina võib panna, kuidas need satuvad sinna AI otsingusse. Et ma ei tea, kirjuta kommentaari, kas sina kasutad praegu seda Google'i otsingut või kasutad rohkem ChatGPT otsingut, ükskõik mis probleemide lahendamisel. Anna märku. Nii ma proovin nii kaua saada oma selle telefonist ja täna laivi natuke paremini nähtavaks, et ma näeks teie kommentaare siin. Jaa, nüüd ma näen paremini, aitäh, lahed kommentaarid, et siin on, pärast jätan vaatan need küsimused ka üle, et siis ma saan nendele ka vastata. Aga et see SEO teenus ja üldse sisuloome teenus ja kuidas tulla ka AI otsingutes välja, see tegelikult on kõik seotud ka WordPressiga ja kodulehtedega. Nii et kui sulle meeldib sisu luua tekstide näol, siis väga äge võimalus aidata teisi ettevõtjaid ja niimoodi teenida seda lisasissetulekut.
igasugused funktsionaalsused, mida sa lehele lisada saad, vormid, funktsioonid, noh, ma olen ikka toonud neid näiteid, et kui ma kolisin perega Tallinnasse, siis hakkasin otsima lastele trenne ja igasugused huviringe ja oi kui tüütu see oli, sellepärast et nii keeruline oli, mõnes kohas oli niimoodi, et oli vaevalt kuskilt leidsid selle e-posti aadressi üles, kirjutasid meili peale, siis ootasid seda vastust. Kui lihtne see oleks olnud, kui oleks proovitrennide mingi broneeringusüsteemid, et lähed lehele, valid endale esimese sobiva aja, mis proovitrenniks sobib, automaatselt tuleb kinnitus sulle meili peale, et kõik toimib automatiseeritult. Sest need huviringid, spordiklubid, kes iganes, no nad ju igapäevaselt ei ole internetis enamasti need treenerid on ju, ja miks nad peaksid võtma endale seda lisakohustust, õhtul on väsinud, võib-olla õhtuti ongi trennid või millal iganes neil see aeg on seal arvutis olla ja siis hakata vastama üksikult inimestele, pakkudes neile mingeid sobivaid aegasid või väljastades manuaalselt mingeid arveid või mida iganes kõike muud, mida tegelikult saab ära automatiseerida. Ja neid funktsionaalsusi, kuidas oma veebileht tõesti nagu klienditeenindajana ka tööle panna, need on kõik olemas WordPressis, valmis lahendustena. Meie osa, kes me tahaks seda teenust pakkuda, oleks ära õppida mõned kindlad tööriistad, mõned kindlad teenused, võtta ette järjest neid veebilehti, ma arvan, et juba Eesti turult leiab neid siin järjest, on ja kirjutada veebilehe omanikele, ütelda, et kuule, kas sa tahad, ma aitan sul ära automatiseerida selle tegevuse, et ma näen, et sa teed seda ikka veel käsitsi. Ja see maksab näiteks nii palju ja mis see tähendab sinu jaoks, on ju. Et üks asi, mis ka läbi selliste teenuseampsude pakkumise tegelikult me saame teha, on me saame välja tulla sellest, tahtsin öelda pardiralli, aga mitte pardiralli, aga võib-olla see palgaralli selles mõttes, et me vahetame kogu aeg oma tunde raha vastu. Ehk siis palju sa teenid tunnis keskmiselt, on ju. No, ükskõik, kas sa oled siis palgatöötaja või sa oled ettevõtjana või oled ka vabakutseline, pakud teenust näiteks tunnihinna alusel. Aga selliste teenuseampsude ja konkreetsete lahenduste pakkumisega me saame liikuda hoopis teistsuguse hinnastamise juurde. Ja see on väärtuspõhine hinnastamine. Mis väärtust annab see näiteks spordiklubi treenerile, kui tema õhtud on vabad? Ta ei pea vastama 10 või 5 inimesele meilitsi, käsitsi, hakkama seal mingeid arveid väljastama käsitsi ja kõike seda muud. Ta õhtu on vaba. Ta saab olla oma perega, ta saab minna, ma ei tea, teha midagi, vaadata filmi, lugeda raamatut. Millise väärtusega tema jaoks see võiks olla, on ju. Ja siin ei ole see koht, kus sa võiksid ütelda, et ma seadistan seda näiteks võib-olla seda süsteemi siin pool tundi, minu tunni hind on näiteks võib-olla 35 eurot tunnis või 40 eurot tunnis, et ma küsin 20 eurot tunnis. Sa võid palju rohkem küsida selle eest, sest see väärtus, mida sa annad tegelikult sellele ettevõtjale või veebilehe omanikule läbi selle, et sa aitad mingi funktsionaalsus ära seal vormistada, tal automatiseerida, on palju-palju suurem kui see 20 eurot näiteks. Ja sa võid küsida ka rohkem raha. Eks siin tuleb mängu ka see sinu suhtlusoskus, müügioskus, et kõike seda on ju teenusepakkujana võimalik arendada. Siis kujundus ja parandused ka, et kui sul jälle see käib kokku võib-olla natuke nende Elementori veebilehtede või veebisisu sellise parandustega, aga ongi, et erinevad disainiparandused, erinevad mobiilivaate või mingite muude seadmete parandused, kõike seda on võimalik siis teha ja see on nii põnev. Mulle endale meeldib WordPressis rohkem see kujunduse pool ja selline loominguline pool ja tõesti minu jaoks on see täielik teraapia, kui ma saan mingit lehti rahulikult nokitseda, siis mulle meeldib, kui keegi mind ei sega ka ja siis täielikult näha kohe visuaalis, kuidas need asjad muutuvad, et see on nii äge. Siis loomulikult ka erinevad vealahendused. Noh, näiteks täna hommikul oli siuke lugu, et meil on, ma kohe panen ette selle veebiseminari lingi ka siia chatti, et ühesõnaga, täna hommikul oli niimoodi, et ma tulin tegelikult ette valmistama seda, et ma hakkan reede hommikust õpiämpsu tegema ja siis ma igaks juhuks kontrollisin üle, et meil on nüüd esmaspäeval ma teen sellise põhjalikuma töötoa, seal nende WordPressi oskuste kohta. See on 2-tunnine töötuba. Ma panen siia lingi ka osale töötoas. Nii läks siia kommentaariumisse, ma usun see link. Et kui sind huvitab rohkem nüüd see WordPressi maailm ja sa tahaksid õppidagi ära mingid konkreetsed oskused, millega sul oleks võimalik asukoha vabalt nii Eestis kui ka väljaspool
teenuseid pakkuda või iseendale luua mingeid ägedaid lahendusi, sest tegelikult WordPressi oskus annab ka ju sulle võimaluse, ma ei tea, tuleb mingi äge idee, noh, võib-olla see isegi ei tule lihtsalt nagu ideena, sa näed mingit probleemi internetis ja sa tead, et sa saaks tegelikult seda aidata lahendada, on ju. Sa lood ise oma toote või ise oma lahenduse, et selle WordPressi oskusega sa ei pea pakkuma teenuseid teistele, sa võid ka iseendale mingisid ärivõimalusi luua. Ja siis meil toimubki esmaspäeval juba nüüd 19. mail kell 11 alates kuni kella 1 selline töötuba, kus me näitan nagu lahti mingisuguseid asju, kuidas näiteks teha valmis mingi kujundus ja importida seda teisele domeenile. See on jälle üks võimalus, et sa lood mingisugused templiidid või mingid kujunduspõhjad näiteks valmis ära, mingite maandumislehtede kujunduspõhjad ja sa saad seda skaleerida selles mõttes, et sa saad seda sama asja pakkuda erinevatele ettevõtjatele, lihtsalt tehes mingeid kohandusi, muudatusi või siis ka näiteks mingite funktsionaalsuste seadistamine, broneeringusüsteemide seadistamine ja erinevad tööriistad, kus sa neid võiksid leida, kus sa üldse võiksid saada ideid, et milliseid teenuseampse võiks hakata pakkuma. Sellel samal veebiseminaril räägimegi, aga nüüd tulles tagasi selle slaidi juurde siin, et erinevad vealahendused. Ühesõnaga, meil on selle sama veebiseminariga võimalik liituda kuni täna õhtuni tasuta, et muidu ta maksab 39 €, aga on võimalik tasuta liituda ja selline kupong nagu opinädala eri või siis täpitähtedega õpinädala eri. Kui sa seda rakendad siin veebiseminari lehel, siis sa saad täiesti tasuta osaleda. Kuni täna õhtuni kehtib see kupong, nii et kui sind huvi pakub, siis kindlasti registreeri ennast ära. Kui sa ei saa isegi osaleda, siis sa saad seda järgi vaadata. Kuni 24 tundi on kõigile neile, kes on ennast kirja pannud. Et seda me kuskil avalikult ei levita, vaid ongi ainult need, kes seda töötuppa ennast kirja panevad, saavad seda siis järgi vaadata ka. Aga ma räägin mitu asja korraga. See ühesõnaga, see kupong ei töötanud. Ma saatsin meililisti välja, kirja, peaaegu 9000 inimest on seal, on ju, ja saatsin kirja välja ja siis õnneks nagu kontrollisin ka ja see kupong ei töötanud. No mõtle, kui nõme lugu on ju. Saadad kirja välja ja kupong ei tööta. Ehk siis selline tehniline, kiire vealahendus. Kui ma ei oleks osanud seda kuskilt otsast nagu harutama hakata, muidugi ma küsisin nõu ka ühe inimese käest, kes meil veebikooli lehega tegeleb, aga kui ma ei oleks osanud ise üldse nagu selle teemaga midagi peale hakata või isegi kontrollida või mis iganes, siis see olekski võinud niimoodi jääda. Aga tänu sellele, et ma ise teadsin ka, kuidas neid kuponge tehakse, kuidas kõike seda rakendatakse, siis saime selle, ma loodan, et lahendatud. Nii et sa võid proovida ka, et kas see kupong opinädala eri töötab sul siis sellel veebiseminari lehel. Veebikool, /, veebiseminar ja kui sa vajutad siit hind vaid 39 €, kasuta sellist koodi nagu opinädala eri ja saad siis töötuppa tasuta. Et anna märku, ma loodan, et nüüd see kupong sai tööle. Okei, aga võtame siis kokku tänase selle hommikuse laivikese siin. Et oleme rääkinud erinevatest populaarsetest siis teenuseampsudest, mida sa võiksid pakkuda, et just soovitus on see, et sa spetsialiseeruks mingisugustele kindlatele lahendustele, et see aitab sul endale efektiivsemalt seda teenust pakkuda ja aitab kiiremini seda teha, on ju, tänu sellele sa teenid rohkem raha, hinnastada ennast teenuse väärtuse põhiselt, mitte tunnihinna alusel ja kokkuvõttes, kus siis alustada, kui sa ei ole varem WordPressi kokku puutunud või oled võib-olla natukene kokku puutunud, siis ongi, et mõtle nende oskuste peale, mis sul juba on. Äkki sa oledki töötanud klienditeenindajana näiteks. Sul on väga hea suhtlusoskus. Võib-olla sul on hea müügioskus, võib-olla sul oskad mingeid keeli, on sul mingid hobid. Ja miks mitte kasutada ka ChatGPT-d? Kõigepealt kirjutada endale need oskused seal välja, ressursid, mis sul on, võib-olla mingid kontaktid. Üks hästi hea näide, et üks inimene, kes meil ka WordPressi õpiprogrammis osaleb, et ta tuligi selle sihiga, et ta teadis täpselt, mida ta tahab hakata tegema. Ja tema on olnud väga pikalt autotööstuses näiteks või kus iganes valdkonnas sa oled võib-olla tegutsenud, ma ei tea, maakler olnud või mis iganes. Siis tõenäoliselt sa näed seal valdkonnas erinevaid auke, mida võiks internetimaailmas lahendada. Et miks mitte spetsialiseerudagi selle sama konkreetse valdkonna peale.
et sa hakkadki oletama, et sa oled töötanud maaklerina, sa näed, et maakleritel on ka vaja mingit broneeringusüsteemi kalendritega ühendada, et saaks hästi mugavalt ja kiirelt, et nad ei peaks objektil olles kogu aeg telefoni vastu võtma või mingitel muudel viisidel telefoni vastu võtma. Mis iganes valdkonnas sa oled töötanud, kindlasti sa näed neid võimalusi, mis võiks olla internetis paremini tehtav. Ma olen üsna kindel, et WordPressi oskusega see asi oleks lahendatav ja miks mitte siis spetsialiseerida selle valdkonna peale, sest sa tunned neid inimesi juba, sul on võib-olla kontaktid, sa võid järjest neile hakata pakkuma seda sama teenust. Vot nii, meil on kell 10:32. Kas tõmbame otsad kokku või ma vaatan üle veel mõned küsimused, mis siin on jäänud? Nii, vaatan, kerin natukene siin alguse poole. Kristiina küsib, et kas pakutakse ka niinimetatud puhkusajaks veebilehe valvamise teenust, näiteks kui veebilehe omanik reisib või teeb parasjagu digital detoxit. Appi kui äge mõte. Seda kindlasti need inimesed, kes siin seda WordPressi haldusteenust pakuvad, võiks kohe oma kodulehel või kuskil turundussõnumites või sotsiaalmeedias nagu sellisena nagu välja pakkudagi, et kuuled, kas sa tahad puhkust oma kodulehest. Üliäge mõte. Kindlasti pakutakse. Siis Valeria kirjutab, et Eestis pole veel näinud AI garderoobi, tean, et Ameerikas on see kasutuses juba, et AI paneb selga valitud riided ja et kas nad sobivad sulle. Tehniliselt on seda natukene keerulisem teha, selleks on tegelikult olemas oma platvormid. Kui kedagi huvitab, siis niisugune platvorm nagu genspark.ai, mu üks lemmikumaid AI tööriistu nüüd juba, et seal on näiteks selline variant täiesti olemas, et ongi, et sa võid enda avatariga, siis neid variante on tegelikult veel, kuidas saad enda avatariga proovida erinevaid riideid selga. Nii, siis Kersti ütleb, et mõlemat AI-d kasutan rohkem sisuliseks tööks ja Google'i toodete ja teenuste otsimiseks. Jah, mina ka praegu tegelikult ikkagi kombineerin veel oma otsingut, et eriti sellised konkreetsed asukohapõhised asjad, et ma ei tea, mul on vaja kuskile poodi mingit kätte saada või mis iganes, et siis ma ikka panen Google'isse, on ju, et Google Map, aga see, mulle nii meeldib see, kuidas ChatGPT praegu juba koondab erinevate nagu lahenduste või erinevate poodide pakkumiste, mis iganes nagu infot kokku. Nii et päris tihti ma ikkagi esimese asjana teen selle otsingu ChatGPT-ga ja küsin tema käest ja siis vaatan edasi internetist, et kas on ikka see õige, mida ta seal rääkis mulle. Ja siis Klaira kirjutab, et kasutab ikkagi rohkem Google'i otsingut veel, tehisintellekt ajab tihti pada, see on täitsa õige jutt, vahepeal ajab ta pada, jah. Nii, ja kerime natukene allapoole siin ka. Jep, Marika kirjutas siin, et kui tahad rohkem teenida, pead suuremaid kallimaid töid tegema või siis keskenduma mingisugusele konkreetsele teenusampsule ja lihtsalt rohkem kliente leidma, et kõik see on ju kokkuvõttes numbrite mäng, et sa võid pakkuda väikest teenusampsu võib-olla mingi 50 euro eest, aga kui sul on 100 klienti või kui sul on näiteks 1 klient, on ju, et siis seal ongi see numbrite mäng jookseb kokku või siis näiteks see, et tõesti võtad ühe suure projekti 5000 eurose ja siis tegeled sellega näiteks seal mõned kuud. Aga aitäh, et te olite täna siin reede hommikusel õpiampsul kuulamas, vaatamas. Ma loodan, et see inspireeris, et sa võid kirjutada ka, et kas sul tekkis mingeid ideid, mõtteid, seoseid iseendaga seoses, et mis on sinu varasemad oskused, kogemused ja mida sa võiksid pakkuda WordPressi oskusega, milliseid teenuseid, lahendusi sina võiksid luua ja pakkuda. Ja see on hea võimalus endast märku anda, sest võib-olla keegi vajab seda lahendust. Nii et kirjuta siia kommentaari, mis mõtted sul tekkisid ja näeme siis juba järgmisel reedel uuesti. Mõnusat nädalavahetust sulle ja uute kohtumisteni.